Nii, tervitus pole ammu näinud, Palle autoringlusest siinpool ja teen kiire sellise update video, on tulemas mõned autod, näitan kiirelt. Hetkel ei jõua kõikidele autodele videosid teha, aga põgusa ülevaate saab ja on lisandumas mingi 7 või 8 autot, nendest esimesed 2 kindlasti jõuan ära näidata, vaatame äkki 3. Video on seekord käest tehtud, kindlasti veidi veriseb, aga esimene auto siin taustal juba paistab. Siin on siis Ford Mondeo suure läbisõiduga 398 000, aga seisukorralt ütlen ausalt ei jääda grammigi alla nendele Mondiotele, mis ma varem müünud olen, mis on olnud palju väiksema läbisõiduga. Siin on mingid kriimud, aga need jäävad minu poolt tegemata. Konks on taga, diisel, Econetic. Ma ei ole veel avastanud mitte ühtegi muud puudust peale selle, et parkimisandurid ei tööta. Välimuselt ka väga hea. Ei ole roostet ma leidnud. Ei ole suuremaid iluvigu leidnud. Soojendusega esiklaas, nagu ikka Fordidel. Siuke asi. See läheb täna või homme müüki. 85 kilovatti, korralik naastrehv on all. Saab piilu taga, ei fokusseeri. Ja 2 võtit, luukpära, mis tähendab, et siin taga on tegelikult päris palju ruumi. Istmed käivad ka alla. Niimoodi. Ja piilume kiirelt sisse ka. Tavaline sisu, aga korralik terve. Tavaliselt siit mingeid hakkavad kuluma istmed, kui auto läbisõit suur on. Mingeid märgutulesid ei põle. Paneme käima ka. Venekeelne menüü mingil põhjusel. Käivitus. Külmalt saan hommikul proovida. Soojalt on väga hea. 2-tsooniline kliima, istmesoojendused. Ühesõnaga selline asi. Hinda ma veel natuke mõtlen, 3, midagi tuleb ta hinnaks igal juhul, et 3 hakkab. Kuulutuse ma panen video descriptionisse. Siit on näha, et mingit tossu ka ei tule. Tuleb täpselt nii natuke, kui on normaalne praeguse külma pakasega. Mingit paksu sõitsus, aga taga ei ole. Sõitmas ma taga käisin, kõik on, veermik on vaikne, pidurid on head, ma ei tea, ma ei ole midagi avastanud, tegelen, uurin, äkki leian midagi. Aga igal juhul see on esimene auto. Võtsin ka väikse hoolduskleepsu ja see läheb kokku sellega, mida mulle räägiti, seega tundub kõik õige. 3000 tagasi õlivahetus. Nii, järgmine pill on Subaru, sellest ma panin pildi ka mõnda aega tagasi. Sellel on niimoodi, et see oli mul sõbra auto väga pikalt ja ma kohe keeran kaamerat. Ma tean ta viimase umbes 3 aasta ajalugu väga täpselt ja Hiiumaal ta oli ja kunagi on see minu käest ostetud. Ühesõnaga hästi paljud asjad korda tehtud, tehniliselt väga hoolega remonditud, kõike mida vaja. Kere jaapanlastel muidu nõrk koht, aga sellel on koopakaaret keevitatud ja sellega on nagu muretu. On mõningaid kohti kerel, kus natuke roostet leiab, aga seda on suhteliselt vähe, eriti kui võrrelda teistega. Ja mina oma käes, ma panen siia pärast selle hooldusarve või remondiarve ka juurde, et minu poolt on ta juba tõstukilt läbi käinud ja mingid puudused me seal likvideerisime, mis me leidsime, veermiku asjad eelkõige. Mingi abesi andur vist oli, tagumine kojamees on puudu, aga jah. Konks on taga, ülevaatus oli, saab Maanteeametist vaadata, aga minu arust oli suve lõpuni. Ja mis on huvitav fakt selle auto puhul, see oli ühe kliendi käes asendusautona 6 aega. Ma sain ta just kätte, sellepärast ta ei olegi veel müüki läinud. Ja ma küsisin, et mis tähelepanekuid oli. Ja ta ainsad tähelepanekud olid need, et kõva pakasega läksid lingid, vahepeal jää läks vahele, praegu kõik lingid liiguvad, hetkel on uksed lukus, ma varsti teen lahti. Ja muud põhimõtteliselt poldki.
tal ei olnud millegi peale nagu tähelepanu juhtida. Kaasas on jookssuvekaid ka, mis on ka korralikud. Minu arust need on ühe suve sõitnud ja need on ühe talve sõitnud või isegi vähem. Et siuke asi, K2 võtmega läbisõit 350. See 350 läbisõit nagu, ma ei tea, minu arust see mingeid muresid sellele autole kaasa pole toonud. Puruks ta kuskilt kulunud ei ole ja midagi peale talle kallama ei pea. Kõik olulised asjad on hästi. Ühesõnaga Subaru Legacy. Selle hind tuleb soodsam. Ka mõtlen natukene veel. Ilmselt jääb ta sinna nõks alla 3, äkki 2900, aga ma vaatan natuke turgu ja mõtlen järgi, et auto on korralik. Selle raha eest kindlasti küll ja veel. Siin on jää ja lume all üks Golf 5. Seda ma hetkel ei jõua praegu puhtaks lükata. Kahjuks ma pean varsti liikuma. Aga sellest ma teen ka mingid kiired pildid ja videod lähipäevil ära. See on diisel 77 kilovatti. Väga heas korras. Vigu tuvastanud ei ole siiani. Vaatan äkki tõstuki peal midagi leitakse. See on veel tõstuki peal käimata. Aga ka tegelikult tõenäoliselt homme juba läheb üles. Võib-olla me kuulutuse aktiveerimisegi täna ära, kui jõuab pärast mingitki pildid teha. Aga ühesõnaga need on järgmised asjad, mis tulevad müüki. Ja hiljem on tulemas veel üks Mazda 6, 2006 või 7 aasta bensukas. Volvo V50 on tulemas, 2009 aasta automaat diisel. Ja siis üks huvitav asi, see auto on tegelikult täitsa valmis, aga ootame Maanteeameti kinnitust, on 68 000 sõitnud Renault Megane 2007. Et siuksed asjad on lisandumas. Üks BMW ka, sellega läheb natuke veel aega. Kuna ma ootan, kuni klaas ülesse sulab, siis ma räägin natukene vahepeal, teen aega parajaks. Et jube kaua pole ühtegi videot teinud, et vist viimane video jäi sinna kuhugi oktoobrisse. Et mis värk on, et mis ma tegin siis vahepeal. Tegelikult siuke huvitav lugu, õnneks õnneliku lõpuga lugu, et ma olin haiglas vahepeal. Ja kokku haiglas sees olin 24 päeva ja saladust tegema ei pea, diagnoosiks oli COVID-19. Ühesõnaga ja kogu see trall kokku ikkagi läks üle kuu aja, et alguses kodus ka ja värki. Tänaseks ma olen päris hea COVID-i ekspert, et kui keegi peaks haiglasse sattuma, siis võib ühendust võtta, ma oskan päris mitmeid soovitusi anda, kuidas sealt kiiremini minema saada. Ühesõnaga, nüüd on läbipõdemise tõend taskus ja klientidest keegi nakkust kindlasti mõnda aega kartma ei pea, et põdemine oli siuke keskmisest raskem ka, et sain ikkagi näha vist ka intensiivravipalatit, kuigi minule nimetati teda jälgimispalatiks. Hingamine toimus ise, nii kriitiline ei olnud, aga arstide sõnul ikkagi olin ma kategoorias raske haige. Ja taastumise kohta öeldi päris pikad prognoosid, aga tegelikult täna on juba päris hästi kõik, et väga palju enam aru ei saagi, et oleks haige olnud. Aga ühesõnaga jah, et miks seal YouTube'is siuke auk vahepeal on, et siin on see põhjus. Aga proovime siis tagantjärgi selle tasa teha jälle, et igal juhul praegu ma olen olemas ja nagu kõik näevad, siis toimeta. Ja tegelikult on autoringluses nüüd ka lisaks minule veel üks abiline. Tema nimi on Martin, mingi hetk võib-olla saab tema ka püüda kuhugi video peale, et jõuame kahekesi rohkem teha ja proovime lähiajal seda tõestada ka, et parasports autosid on tulemas, nagu ma ütlesin. Vot nii.